Ma tean, et see saab olema suurepärane ja ma olen selleks tõesti kaua oodanud. TikToki ema suunamudija dokumenteeris oma teekonda, kui ta väidetavalt läks noa alla, et teha endale niinimetatud emade iluprotseduuride pakett. Kuid see oli otsus, mis viis tragöödiani. Keegi tegi ränga vea ja mu naine sai selle tõttu surma. Kirurg väidab, et see oli tema kontrolli alt väljas ja nüüd astub ta õiguslikke samme. See patsient võeti mult ära. Ma pole kunagi patsienti kaotanud. See kohtuasja eesmärk on tõe avalikuks toomine ja tabamine, et maailm mõistaks, mis siin juhtus. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Olgu enne kui edasi läheme, tahan teile rääkida ühest rakendusest. Ma arvan, et see hakkab teile meeldima. Selle nimi on Upside ja see annab teile raha tagasi. Jah, päris lisaraha tagasi igapäevaste ostude, nagu kütus, toidukaubad ja kaasaostetav toit. Pealt. Siin on mida teete. Laadite Upside'i tasuta alla, varite pakkumise ühes, nende enam kui 100 000 tasukohast, maksate nagu tavaliselt oma kaardiga. Kinnitate ostu ja just nii lihtsalt saate raha tagasi. Näiteks, kui mul on vaja tankida või tahan ühel õhtul toitu kaasa osta, otsin kõigepealt Upside'i pakkumisi. Ja pärast seda, kui olen kulutanud, ilmub raha minu rakendusse, mille saan otse oma pangakontole kanda. Ja Upside'i sagedased kasutajad teenivad keskmiselt $254 aastas tagasi. Et hakata raha tagasi saama, klõpsa kirjelduses oleval lingil või skaneeri QR-kood ja kasuta sooduskoodi Sidebar, et saada oma esimese paagitäie kütuse iga galloni eest lisaks 25 sendi suurune boonus. 47-aastane abielus 3 lapse ema Rachel Tussi vaatas uuele aastale optimistlikult. Tal oli plaanid panna end esikohale erilise iluprotseduuri abil. Pane see paika. 2026 on sinu aasta. Sinu aasta, ema. Kui oled 40-ndates, on nüüd sinu kord. Mul on emade iluprotseduuride pakett planeeritud veebruari 26. päeva varaseks ajaks. Ma olen selle üle väga elevil. Ja ma teen seda enda jaoks, mitte kellegi teise pärast. Tegelikult ei ole emaduse järgne ilulõikuste pakett midagi uut. Kui vaadata andmeid, siis Ameerika plastiliste kirurgide seltsi viimaste andmete kohaselt tehti 2024 aastal üle 171 000 kõhuplastika protseduuri. See oli sellel aastal 3. kõige populaarsem ilukirurgiline protseduur. Jah, iga operatsiooniga kaasnevad omad riskid, kuid olgu öeldud, et selliste protseduuride suremus on väidetavalt väga haruldane. Statistiliselt on selle juhtumise tõenäosus 1/13 000. See on kirjas 2020 aasta meditsiiniajakirja artiklis. Olgu, siin see on. Nüüd on minu kord. Ma tunnen väga erinevaid emotsioone, aga peamiselt on see täielik elevus ja tänulikkus. Mu abikaasa on siin. Mul on suurepärane tugitiim ja ma ootan tõesti seda järgmist peatükki. Kahjuks on see Tussi ja tema pere jaoks üks neist juhtumitest. Tussi ei pääsenudki taastumisruumist pärast veebruaris tehtud emaduse järgset ilulõikuste paketti ja tema abikaasa pidi jagama seda traagilist uudist tema TikToki kontol. Mulle öeldi eile õhtul, et ta on aju surnud. Mul on paar päeva aega otsuse tegemiseks. 17. märtsil, täpselt 2 nädalat pärast selle video postitamist, suri Tussi hospiitsis hooldusravi all. Nüüd on siin palju küsimusi, millele tuleb vastata, eks. Kuidas see juhtus? Kas keegi on süüdi? Kes on süüdi? Kas seda oleks saanud vältida? Kas see oli viga? Kas see oli õnnetus? Nüüd ütlen kohe ette ära, et selle salvestamise hetkel ei ole selles juhtumis esitatud ühtegi kriminaalsüüdistust. Kuid just sel nädalal, ja see ongi see, millest tahame rääkida, Kirurgia-kliinik esitasid tsiviilhagi, mis sisaldab šokeerivaid väiteid, mille põhjal nad usuvad, et see paljastab selle kohutava olukorra tõe. See on esimene patsient, kelle ma võiksin öelda, et olen kaotanud, aga ta võeti mult ära. See ei olnud kõhuplastika tüsistus. Ta oleks kodus. Ma näeksin teda oma kabinetis naeratamas. Kui teised inimesed oleksid oma tööd õigesti teinud. Ja asi ei puuduta ainult väidetavaid vigu. See puudutab väidetavat varjamist. See on selle kohtuasja teema. Ja ma tahan sellesse süveneda, eks. Nii et mees, keda te just nägite, on doktor Sharia Tork. Vabandust, kui ma eesnime valesti hääldasin. Aga see on kirurg, kes juhib Tork Plastic Surgery LLC-d. Mõlemad on selles teisipäeval esitatud kohtuasjas hagejatena kirjas. Nii et nemad on need, kes kohtusse kaebavad. Nüüd võite mõelda, et okei, keda see kirurg selles kohtuasjas sihib? Avalduse kohaselt on kostjateks märgitud Journey Light of Cincinnati LLC, Associated Anesthesiologists of Springfield Incorporated ning John Jane Doe korporatsioonid 1-12.
kuidas nad kõik sellesse puutuvad? no nii see kohtuasi algabki. See hagi tuleneb Rachel Tussi traagilisest surmast, kes oli doktor Sharia Torki patsient Journey Lighti kirurgiakeskuses. Pärast proua Tussi edukat operatsiooni ei suutnud Journey Light tagada ohutut taastumist ega anesteesiajärgset hooldust. Et oleks selge, see ei puuduta kedagi, kes sureb operatsiooni ajal ega ka mõtet, et operatsioon läheb viltu ja keegi sureb selle käigus. See puudutab väidetavalt seda, mis juhtus pärast operatsiooni. Selle kohtuasja kohaselt väidab kirurg, et Tussi surm ei olnud tema süü. See ei olnud tema süü, vaid see oli operatsioonijärgse meeskonna süü, kes oli seotud kirurgiakeskuse ja anestesioloogia keskusega. Aga mida kirurg tegelikult väidab, et juhtus ja kas siin võib olla võimalik kohtuasja alus? Seda hakkamegi nüüd läbi vaatama. Ja pidage meeles, need on Torki väited, eks? See on tema lugu, tema versioon. Pidage seda lihtsalt meeles. Aga avalduses öeldakse, et doktor Tork kohtus Tussiga konsultatsiooniks. Alguses ei tahtnud ta protseduuriga edasi minna, kuna see oli liiga kallis. Sellest hoolimata jättis Tussi väidetavalt doktor Torki äriprofiilile positiivse Google'i arvustuse. Ja arvestades arsti muljet temast, kuna ta tundus olevat väga üllatunud, et ta seda tegi, otsustas ta, et teate mis, lahendame rahalised küsimused ära. Ja nad leppisid kokku protseduuri aja 25. veebruariks Journey Lighti kirurgiakeskuses. Minu arst on doktor Tork Cincinnatist. Ja kui ma ütlen teile, see mees on imeline. Ta on tõesti imeline. Ma saan aru, miks inimesed tulevad kogu riigist, sest tal on oskused, mis pole sugugi tüüpilised Kesk-Lääne arstile. Ma olen temast tõeliselt vaimustuses ja ma arvan, et oma kirurgi meeldimine ja usaldamine teeb selles protsessis suure vahe, sest see operatsioon, milleks ma valmistun, on väga suur. Nüüd, päev enne operatsiooni ütleb dokumentatsioon, et doktor Tork kohtus Tussiga viimast korda, et operatsiooni üksikasjalikult läbi arutada, rääkida võimalikest tüsistustest, ootustest operatsioonijärgse hoolduse ja taastumise osas. Ja Dr. Tork les, et ta kohtus Tussi ja tema abikaasaga operatsioonieelses alas ning külastab taastumisruumi pärast operatsiooni lõppu. Nüüd ma peatun siin. Millest see vestlus käis? Millised olid need võimalikud tüsistused, mida edastati? See võib selles juhtumis mängida rolli ja olulist rolli, sest mõnikord näeb sellistes juhtumites teadliku riskivõtmise argumenti. Teate küll, vaadake, see on riskantne. Ta mõistis, millised riskid on. See on see, mis võib juhtuda. Mida talle õigesti edastati? Millised võivad olla tüsistused? Millised võiksid olla tema jaoks reaalsed tüsistused? Midagi sellist. Lihtsalt tasub meeles pidada. Nüüd, hagiavalduse kohaselt algas operatsioon kell 8:14 hommikul. Järgmisel hommikul, kuid kirurg ei nimetanud seda tavapäraseks iluprotseduuriks. Mina tegin Racheli operatsiooni. Kõhuplastika koos 360 liposuktsiooniga ja nabasonga paranduse. See ei olnud 4 kombineeritud iluprotseduuride pakett. Protseduur kestis 9 tundi ja viidi läbi komplikatsioonideta. Lähenesin tema ravile sama täpsuse ja tähelepanuga nagu iga teise patsiendi puhul. Kui see asi liigub kohtuprotsessini või isegi tõendite ja materjalide vahetamise etappi, siis kaitse uurib tõenäoliselt ka teisi operatsioone, mida doktor Tork on teinud. Ja kas nendega on olnud mingeid probleeme? Ma pean eeldama, et nad kindlasti teevad seda. Ma ei ütle, et seal oleks mingeid probleeme, aga kui ma panen endale juristi, täpsemalt kaitse poole vaatenurgast, siis ma pean eeldama, et nad kindlasti teevad seda. Avalduses on kirjas, et proua Tussi vajas operatsiooni ajal väikeseid valuvaigistite annuseid. Kogu operatsiooni vältel sai proua Tussi 100 mikrogrammi fentanüüli ja 0,5 milligrammi dilaudidi. Tema vajadus väikeste valuvaigistite annuste järele peegeldas proua Tussi madalat opioiditaluvust. Mulle ei meeldi valuvaigistid. See on oluline meeles pidada, kui me selle kohtuasjaga edasi liigume. Kuid doktor Torki sõnul läks operatsioon hästi. Tussi ekstubeeriti. Ta viidi taastumisele anestesijärgse hoolduse osakonda umbes kell 17:15. Hagi väidab, et 30 minutit hiljem oli Tussi ärkvel. Ta rääkis oma abikaasa, meditsiinimeeskonna ja ka doktor Torkiga. Ja siis kell 17:49 Dr. Tork lahkus kirurgiakeskusest ja suundus koju. Nii et sel hetkel tundus kõik korras olevat, eks? Kirurgi sõnul oli protseduur edukas. Tussi oli ärkvel taastumisruumis. See, mis järgnes, poleks kunagi tohtinud juhtuda. Mis siis edasi juhtus? Noh, hagi kohaselt, tsiteerin, kell 17:55. 6 minutit hiljem, kui doktor Tork sõitis koju ja oli operatsioonikeskusest vähem kui 2–3 miili kaugusel, sai ta kõne Journey Lighti anesteesiajärgse hoolduse osakonna õelt.
õde ütles doktor Torkile, et proua Tussi oli muutunud hüpoksiliseks, mis tähendab, et ta ei saanud piisavalt hapnikku ning tsiteerin, oli reageerimatu ja kiirabi oli kutsutud. Kui küsiti, kas proua Tussile oli enne äkilist seisundi muutust midagi antud, ütles õde doktor Torkile, et talle oli antud 150 mikrogrammi fentanüüli ja 0,5 milligrammi dilaudiidi kohe pärast seda, kui doktor Tork lahkus asutusest. Narkootikumide manustamise kiirus Racheli taastumise ajal oli erakordne ja ohtlik. Ma arvan, et igaüks selles ruumis võib järeldada, et kui anda mõne minuti jooksul 150 mikrogrammi fentanüüli ja 0,5 milligrammi dilaudiidi, mis te arvate, mis selle inimesega juhtub? Pidage meeles, et Hagi väidab, et kirurgiakeskus andis Tussele pärast operatsiooni 50 mikrogrammi rohkem fentanüüli, kui ta sai kogu 9-tunnise operatsiooni jooksul. Ja pidage meeles, et avalduses öeldi, et Tassiel oli madal opioidi taluvus. Jällegi, need on tema väited, kuid see saab olema siin oluline punkt, mis seletaks, miks kirurg küsis, kas talle anti midagi enne, kui tal ilmselt tekkis see meditsiiniline hädaolukord. Hagi kohaselt, et doktor Tork käskis õdedel kohe Tussi narkaniga ravida. See on ravim, mida kasutatakse opioidide üledoosi raviks. Aga õed ütlesid, et nad olid talle juba ühe andnud. Seega soovitas doktor Tork õel anda talle veel üks annus. Ja doktor Tork väidab, et kui ta tagasi asutusse jõudis, töötasid 2 õde Tussiega operatsioonijärgses jälgimisosakonnas. Ja Hagi kohaselt, tsiteerin, teine õde number 1, pidage seda meeles, õde number 1 üritas kasutada kotimaski proua Tussi peal. Proua Tussi ei hinganud. Õel ei olnud kotimaskil korralikku tihendit. Proua Tussi rindkere ei tõusnud. Doktor Tork küsis stetoskoopi. Aga neil ei olnud seda. Proua Tussi oli bradükardias aeglase südametööga ja tal oli hapnikupuudus. Ta ei reageerinud. Kiirabi saabus. Dr. Tork ütles kiirabile, et ta ei tunne pulssi. Kiirabibrigaad tõstis proua Tussi kanderaamile ja viis ta kiirabiauto tahaossa. Ja Hagi väidab, et Tussi intubeeriti uuesti ning viidi kiiresti Bethesda Northi haiglasse. Doktor Tork läks ilmselt erakorralise meditsiini osakonda teda vaatama. Selleks ajaks oli Tussi aga selle Hagi kohaselt taas elustamist vajanud ning erakorralise meditsiini meeskond tegi talle elustamist. Ja avalduses öeldakse edasi, et erakorralise meditsiini meeskond suutis vereringe taastada, kuid oli juba liiga hilja. Proua Tussi oli ajusurnud. Proua Tussi sai anoksilise ajukahjustuse Journey Lighti anesteesiajärgses taastumisosakonnas pärast seda, kui õde andis talle liiga palju fentanüüli ja dilaudiidi, põhjustades opioidide üledoosi. Ja Hagi kohaselt suri Tussi 18 päeva hiljem, 17. märtsil hospiitsis hooldusel olles. Hagi kohaselt hindasid Tussi surma põhjust Bethesda Northi haigla arstid. Väidetavalt leidsid arstid, et proua Tussi sai anoksilise ajukahjustuse, mille põhjustas tema ajule hapnikupuudus pärast opioidide üledoosi ja sellele järgnenud ägedat hingamispuudulikkust. Bethesda Northi arstid välistasid teised proua Tussi surma põhjused, sealhulgas need, mis võivad tekkida kirurgiliste tüsistuste tagajärjel. Racheli surm oli täiesti tarbetu ja selle põhjustas Journey Lighti medõde, kes andis Rachelile hooletult liiga palju narkootikume ning Journey Lighti anestesioloog, kes jättis oma patsiendi hooletusse. Ma ei suuda piisavalt kaastunnet avaldada Tussi perekonnale. Ükski sõna ei suuda kirjeldada selle kaotuse raskust. Racheli surm on miski, mida kannan endaga kaasas kogu oma ülejäänud elu. Nende süüdistuste põhjal selles kohtuasjas tegid Tussi eest hoolitsenud operatsioonijärgsed õed saatusliku vea, manustades neid ravimeid nii kiiresti ja nii suures koguses. Aga see pole kõik, mida kirurg väidab olevat tema surma põhjustanud. Mida ma sellega mõtlen? Tsitaat. Journey Lighti õed ei reageerinud üledoosile õigesti. Dana Miller, üks kohtuasjas nimetatud õdedest, ei helistanud numbrile 911 enne kella 17.59 4 minutit pärast seda, kui ta ütles doktor Torkile, et hädaabikõne on juba tehtud. 911 kõne ajal ei väljendanud Miller mingit kiireloomulisust. Lisaks ei teatunud Miller, et proua Tussele oli antud suur annus opioide ega andnud mingit täiendavat teavet proua Tussi seisundi kohta. Patsient ei reageerinud pärast operatsiooni, kuna 911 dispetšerile ei teatatud fentanüüli ja dilotedi manustamisest. Miller takistas kiirabi dispetšeril anda konkreetseid farmakoloogilisi juhiseid või valmistada saabuvad meedikud ette üledoosi koheseks käsitlemiseks. Miller keeldus seejärel 911 dispetšeri meditsiinilistest juhistest, öeldes lihtsalt, meil on kõik korras, kuni te meie juurde jõuate. Aitäh! Sel ajal kasutas õde number 1 valesti kotimaski proua Tussi peal, põhjustades talle lämbumist.
Opioidi üledoosi ja Journeylighti suutmatuse tõttu üledoosile pädevalt reageerida ei saanud proua Tassi aju üle 6 minuti hapnikku. See on otse tsiteeritud osa kohtuasjast. Jällegi, tema väited. Aga jumal küll, kui need väited on tõesed, siis see on laastav. See on väga pikk aeg, mil aju on ilma hapnikuta. Väga muret tekitavad väited, eriti ravimite kohta. Ja kirurgi väitel viis see lõpuks selleni, et Tassi jäi ajusurnuks. Ja süüdistus, mida siin näha võib, on see, et Miller ei olnud väidetavalt läbipaistev. See kõne hädaabinumbrile 911 saab ilmselt olema selle juhtumi suur osa, oluline osa tõenditest. Nii et me kuuleme täpselt, mida öeldi ja kuidas. Aga siin on veelgi šokeerivam väide, tsitaat. Meile teadaoleva info põhjal, mis tähendab, et meil pole veel konkreetseid tõendeid selle tõestamiseks, kuid kohtumenetluse käigus suudame selle kindlaks teha. Nii et asjaolude põhjal, tsitaat. Journeylighti töötajad, sealhulgas õde number 1, uimastasid öösel haiglasse jäävaid patsiente. Andes patsientidele suuremaid valuvaigistite annuseid, et hoida neid magavana, nii et töötajad ei peaks patsientide eest hoolitsemisega vaeva nägema. Journeylighti õed andsid proua Tussile opioidide üledoosi Journeylighti esimese faasi korralduslehe alusel, millele oli püsikorraldustena alla kirjutanud Journeylighti anestesioloog ja anestesioloog, kes lahkus hoonest vähem kui 30 minutit pärast esimese faasi algust. Seega, selle kohtuasja kohaselt oli patsientide valuvaigistitega uimastamine, et vältida hoolduskohustusi, väidetavalt selles asutuses tavaline praktika. Ja anestesioloog lahkus väidetavalt asutusest varem, kui ta oleks pidanud, mis oleks võinud takistada sellise olukorra tekkimist. Nüüd räägid sa siin väidetavast mustrist ja see kohtuasja võib potentsiaalselt tuua välja ka teisi väidetavaid juhtumeid ja teisi patsiente. Ja sa lood selle seose, et see polnud lihtsalt võib-olla, nagu me hiljem kaitsjad kuuleme, lihtsalt õnnetus. See oli lihtsalt tragöödia. Pole mingit võimalust, et seda oleks saanud ära hoida. Siin sa ütled, et sa lood väidetava sündmustahela ja väidetavad tegevused ning vead, mis näitavad, et seda oleks saanud ära hoida, eks? See ongi süüdistus. See ongi argument. Ja tõendite vahetamise käigus toimub materjalide ja tõendite vahetamine. Nii tulevad välja ka tavad ja protseduurid. Nüüd väidab Hagi ka seda, et sama õde, keda süüdistatakse uimastamises ja valesti kotimaski kasutamises, Tussi vallandati varem tsitaat ebakompetentsuse ja selle eest, et ta ei jälginud korralikult ööbima jäetud ja anesteesiast taastumise osakonna patsiente. Kuid ta võeti uuesti tööle sugulase poolt, kes väidetavalt vallandas siis vilepuhuja, kes teavitas õe tegevusest. Jällegi, need on süüdistused. Ei ole kindel, kuidas nad seda teavad või kavatsevad seda tõestada, kuid see on taas suur süüdistus kõige muu kõrval, mida operatsioonijärgse hoolduse personali kohta on välja toodud. Kõik see on lisaks veel millelegi muule. See on koht, kus doktor Tork väidab, et Journeylight üritas väidetavalt oma vigu varjata ajal, kui Tussi oli vegetatiivses seisundis. Tsitaat, anestesioloog doktor Belaska ütles doktor Torkile, tsitaat, 100 fentanüüli oli tema jaoks liiga palju. Ta vajas kogu protseduuri jooksul 100. Dr. Tork rääkis seejärel Lisa Sprungiga, kes on Journeylighti administraator, ja Tracy Evansiga, Journeylighti kliinilise juhiga. Selles vestluses tõid nad välja kõik võimalikud põhjused peale opioidide üledoosi, püüdes panna proua Tassi seisundi süüks kas kopsuembooliat või lidokaiini toksilisust. Nad palusid doktor Torkil oma operatsiooni protokolli muuta, et nende versiooni toetada. Doktor Tork keeldus. Ja selles kohtuasjas on ka teisi süüdistusi olukorra varjamise kohta. Ma räägin sellest, et väidetavalt vahetas kirurgiakeskus välja Tussi õendusmärkuse üksikasjalikuma ja organiseerituma versiooni vastu, millel oli erinev käekiri. Väidetavalt koostati uus esimese taastumisfaasi ravikorralduste leht, mis fabritseeris, millal ja kui palju ravimeid Tussile operatsiooni järgses taastumisfaasis anti, et õigustada manustatud annuseid. Ja doktor Tork väitis samuti kohtuasjas, et Journeylight oli, tsiteerin, puhastanud haigusloo, et eemaldada kriitviited õde 1 nimele või tema individuaalsetele õendusmärkustele. Pea meeles, õde 1 oli väidetavalt seotud nii ravimite kui ka kottmaski kasutamisega. Ja samuti väidab doktor Tork, et Journeylighti omaniku ja meditsiinilise juhi käsul paluti tal teist korda oma operatsiooni protokolli muuta, kuid ta keeldus.
pärast seda, kui doktor Tork keeldus väidetavates varjamisplaanides osalemast, väidab ta, Journey Light jätkas katseid süüd oma ebaõnnestumistes tema peale veeretada, väites samal ajal avalikes avaldustes oma advokaadi kaudu ekslikult, et nende tegevus vastas täielikult asjakohastele hooldusstandarditele, et personal reageeris viivitamatult elupäästvate protokollide rakendamisega ning et riidiasutused ei leidnud patsiendi hoolduses ega dokumentatsioonis mingeid kõrvalekaldeid ega vigu. Nii väidab see kohtuasigi, et samal päeval, kui Tussi suri, sai üks doktor Torki töötajatest Journey Lightilt e-kirja, mis oli mõeldud Journey Lighti kaasomanikule ja plastikakirurgile. Aga selle asemel saadeti see kiri sellele inimesele, kus öeldi, ja see on oluline, et nad tegelesid aktiivselt, tsiteerin, failide kustutamisega. Kui neil on see e-kiri ja kui see e-kiri tõepoolest seda näitab, siis on see kaitse jaoks probleem. Aga me ei tea seda kindlalt, me ei tea täpselt. Jällegi, need on väited, neid ei ole milleski vastutavaks tunnistatud, need on lihtsalt väited, need on lihtsalt süüdistused, neil on võimalus end kaitsta. Ja te kuulete, milline on seni olnud vastus. Aga nüüd, kui oleme nende süüdistustega tutvunud, siis siin on see, mida doktor Torki meeskond Hagiga nõuab. Sest te võite küsida, et mis kahju talle sellest kõigest siis on? Okei, millised on tema kahjud? Nii et esimene punkt, esimene nõue, mille alusel ta kohtusse läheb, on lepingu rikkumine. Et doktor Torki ja Journey Lighti vahel oli see leping. Nüüd minu hinnangul kaebuse põhjal ei paista, et oleks olnud otseselt kirjalikku lepingut, kuid tema sõnul põhines see kliinilistel õigustel ning loomulikult käitumise tegevusmustritel. Seaduse seisukohalt võib olla keerulisem tõestada, et leping on olemas. On raskem, kui sul ei ole kirjalikku kokkulepet, mis sätestaks kohustused, rikkumised ja võimalikud õiguskaitsevahendid. Aga põhimõte on siin selles, et doktor Tork väidab, vaadake, ma tõin oma patsiendid teie juurde. Te lubasite pakkuda asjakohast hooldust, teenuseid ja varustust. Siin oli olemas pakkumine. Selle pakkumisega nõustuti Tassi hoolduse osas. Need on olulised elemendid selle kindlaks tegemisel, kas oli õiguslikult siduv leping. Ja väide on, et Journey Light ei täitnud oma kohustusi. Samuti esitati väide, et Journey Light rikkus seda, mida seaduses nimetatakse heauskuse ja õiglase käitumise kohustuseks. See on sisuliselt lubadus tegutseda heauskselt ja käituda õiglaselt, väidetavalt kustutades õde üksi andmed ja esitades neid valeväiteid. Ja siis on veel see tsitaat. Journey Lightile ja doktor Torkile oli ette näha, et iga Journey Lighti kohustuse rikkumine pakkuda kvalifitseeritud ja pädevat personali ning asjakohast hooldust anestesiast taastumise osakonnas võib viia katastroofilise tulemuseni doktor Torki patsiendi jaoks ning põhjustada kahju doktor Torkile ja tema arstipraksisele, sealhulgas mainekahju, majandusliku kahju ja patsientide kaotuse. Journey Lighti rikkumise tagajärjel on doktor Tork ja tema praktika kannatanud kahju, sealhulgas mainekahju, majanduslikku kahju ja patsientide kaotust. Seega oleks huvitav uurida, milline oli selle tragöödia mõju talle. Mida ta kaotas? Mida ta kannatas? See on ju ka põhjuslikkuse element, eks? Sinu tehtu tõttu juhtus see. Sa räägid otsesest seosest. Need on lihtsalt olulised õiguslikud põhimõtted, millele mõelda. Teine punkt, lubadusele tuginemise põhimõte. See on õiguslik põhimõte, õigusdoktriin, mis võimaldab kellelgi esitada kahjunõude, kui ta mõistlikult lubadusele tugines. Isegi kui sul ei ole ametlikku lepingut, oled sa mõistlikult lubadusele tuginenud enda kahjuks. Tsitaat. Doktor Tork tugines sellele lubadusele, kui ta teostas proua Tassi operatsiooni Journey Lighti kirurgiakeskuses kolmapäeval 25. veebruaril 2026. Journey Light murdis oma lubaduse, kuna ei taganud proua Tassi hoolduseks kvalifitseeritud ja pädevaid anesteesiast taastumise osakonna töötajaid, mille tagajärjel proua Tassi suri otsese ja vahetu tagajärjena doktor Torki usaldusest Journey Lighti murtud lubaduste vastu. Dr. Tork ja tema praksis said kahju, sealhulgas, kuid mitte ainult, mainekahju, majanduslikku kahju ja patsientide kaotust. Kui räägitakse otsesest kahjust, siis see tähendabki, et see on vahetu kahju. Vahepealset põhjust ei olnud. See ongi see, mis juhtus. Teine hagi alus on usalduskohustuse rikkumine. See juhtub siis, kui isik või üksus, kes on usalduspositsioonil, näiteks usaldusisik, ettevõtte juhatuse liige, esindaja või muu sarnane, ei tegutse teise poole parimates huvides. Mõnikord tegutsevad nad omakasupüüdlikult, eks? See ongi süüdistus. Tsitaat. Kuna Journey Light kontrollis oma asutuses anesteesiat osutavaid töötajaid, pidi doktor Tork usaldama Journey Lighti ja seotud anestesioloogi, et nad pakuksid pädevat anestesioloogilist abi operatsiooni ajal ja taastumisel.
Journey Light rikkus oma kohustust, kui ta võttis tagasi tööle ebakvalifitseeritud ja ebakompetentse meditsiinile sugulussidemete tõttu ning paigutas selle õe anestesioloogilise järelravi osakonda. Journey Light ja seotud anestesioloogid rikkusid oma kohustusi, kui anestesioloogid jätsid proua Tussi hoolduseta enne operatsioonijärgse ravi esimese faasi lõppu ja ajal, mil ta viibis veel anestesioloogilise järelravi osakonnas. Ja see nõue hõlmas ka Journey Lighti personalipoolseid varjamissüüdistusi koos väidetavate katsetega näiliselt või väidetavalt panna süü doktor Torkile selle eest, mis juhtus Tussiega. Seejärel esitati kaebus hooletu palkamise, ametis jätmise ja järelevalve kohta. Nüüd hooletus. Mõte on selles, et Journey Lightil oli doktor Torki ees kohustus. Ta usaldas neile oma patsiendid. Just sellega see kohustus tekkiski. Ja kui räägime hooletusest, siis tuleb tõendada järgmised elemendid. Kohustus, selle kohustuse rikkumine, kahju põhjuslik seos ning et kahju ja kahjud olid olemas. Tsitaat. Journey Light palkas hooletult uuesti ja hoidis tööl Sprongi sugulast, õde 1, kes oli ebakvalifitseeritud ja ebakompetentne õde. Journey Light määras hooletult õde 1 anesteesiajärgse hoolduse osakonda, kus tal ei olnud kvalifikatsiooni ega pädevust hooldust pakkuda. Journey Lighti teadlikkust õde 1 ebakompetentsusest tõendab tema käitumine pärast juhtumit, eriti tema nime ja isikliku kirje tahtlik väljajätmine patsiendi haigusloost ning sellele järgnenud tema personaliandmete kustutamine. Journey Light käitus veelgi hooletumalt, jättes pakkumata kohustusliku varustuse, mis on vajalik operatsioonijärgsete patsientide ohutuks jälgimiseks. Ma olin varem rääkinud sellest, mida neil väidetavalt ei olnud. Lõplik punkt. Tõendite hävitamine. Ma arvan, et te saate aru, kuhu me selle jutuga liigume. Tsitaat. Journey Light teadis, et kohtuvaidlus proua Tussi surma üle on tõenäoline ja et see hõlmab tõenäoliselt nii doktor Torki, tema praktikat kui ka Journey Lighti. Journey Light muutis ja hävitas osa proua Tussi patsiendikaartidest, sealhulgas õendusmärkme ja algsed esimese faasi korraldused. See punkt mainib ka väiteid, et Journey Light varjas õde 1 identiteeti tema andmete eemaldamisega. Samuti Journey Lighti püüdlusi sisuliselt või väidetavalt määrida doktor Torki seoses Tussi protseduuriga, pärast seda, kui ta keeldus osalemas selles, mida ta nimetab väidetavaks varjamiseks. Niisiis, doktor Tork ja tema kirurgiakeskus nõuavad iga kaebuses esitatud nõude eest hüvitist, mis ületab $1000, et taastada tema olukord selliseks, nagu see oli enne kogu seda juhtumit, koos karistusliku kahjutasuga. See summa määratakse kindlaks kohtuprotsessil. Need on karistuslikud kahjutasud tõeliselt halva, räige käitumise eest. Võib olla üsna kulukas, võib väga suureks minna. Ja ka advokaaditasud. Nüüd mainis kirurg kohtuasjas, et Tussi perekond esitab tõenäoliselt omaenda hagi. Keegi lasi siin midagi käest, aga ma ütlen sulle üht. Koht, kuhu nad meid tõid. Need inimesed on lihtsalt uskumatult imelised. Nad on mu naisega olnud suurepärased, aga see ei muuda fakti, et keegi tegi ränga vea ja tappis mu naise. Muide, ma olen ikka veel kogu selle operatsiooni eest makstud rahast ilma. Nii et Monty Ellise ja Lane'i advokaadid, kes esindavad Tussi perekonda, andsid pärast doktor Torki esitatud hagi välja järgmise avalduse. Ja seal öeldakse, tsiteerin, eelkõige on meie mõtted endiselt preili Tussi perekonnaga, kui nad jätkavad sügava ja asendamatu kaotuse leinamist. Monty Ellise ja Lane'i õigustiim keskendub praegu põhjalikule ja metoodilisele uurimisele Rachel Tussi surma ümbritsevates asjaoludes. See protsess ei ole mõeldud mitte ainult juhtunu väljaselgitamiseks, vaid ka selleks, et tagada kõigi vastutavate isikute või asutuste asjakohane vastutusele võtmine. Vastuseks doktor Torki pressikonverentsil esitatud süüdistustele esitavad Monty Ellise ja Lane'i advokaadid ajutised keelumäärused, et takistada Journey Lightil ja ettevõttel Associated Anesthesiologists of Springfield Incorporated selle juhtumiga seotud tõendite edasist hävitamist, võltsimist või kustutamist. Meie büroo on valmis rakendama jõulisi õiguslikke meetmeid, et otsida pere nimel sobivaid õiguskaitsevahendeid. Cincinnati Local 12 Newsi raporti kohaselt andis Journey Lighti advokaat kohtuasja kohta välja järgmise avalduse. Tsitaat. On kahetsusväärne ja mõnevõrra šokeeriv, et doktor Tork väidab end olevat siin ohver, ilmselt oma maine kaotuse tõttu juhtumis, kus Tussi perekond kaotas traagiliselt Racheli. Journey Light lasi preili Tussi haiguslugu sõltumatult üle vaadata, anestesioloogia ja kohtupatoloogia erialal sertifitseeritud arstidel. Mis puudutab Journey Lighti õdede poolt pakus manustatud ravimeid, siis nii fentanüüli kui ka dilaudiidi annused olid 100% asjakohased ja vastasid ravistandarditele.
anesteesia eksperdid kirjeldavad 100 mikrogrammi fentanüüli kui väga väikest annust ja peavad seda sobivaks valu leevendamiseks. Lisaks ei olnud tema ootamatu reageerimatus pakus seotud opioididega, kuna Mistussele manustatud mitmed narkani annused ei avaldanud mingit mõju. Ohio apteegi nõukogu auditeeris Journey Lighti ravimi andmeid ja Mistussi haiguslugu pärast seda juhtumit ega leidnud mingeid tõendeid vigade või väärkäitumise kohta. Journey Light esitas Tussi perekonnale nende pereadvokaadi kaudu mitu taotlust, et pärast Rachel Tussi surma tehtaks lahkamine, et surma põhjus saaks kindlaks määratud. Perekond keeldus meie taotlusest, seega jääb tema surma tegelik põhjus tõenäoliselt igaveseks teadmata. Patoloogia eksperdid arvavad, et 50–60% kahtlastest surmadest osutuvad hiljem äkksüdame surmaks, mis ei ole müokardiinfarkt. Kopsuembooliat ega rasvembooliat ei saa samuti välistada, sest elustamise käigus tehtavad rindkere surumised lõhuvad ja liigutavad kõik trombid perifeersetesse veresoontesse. Journey Life edastas kõik need võimalikud põhjused Tussi perekonnale nende advokaadi kaudu, kuid perekond keeldus taas lahkamist tegemast. Mõlemal Journey Lighti Päku õel oli aastatepikkune kogemus. Nad olid ACLS sertifikaadiga endised erakorralise meditsiini õed Cincinnati kohalikes haiglates ning olid osalenud sadades elustamisjuhtumites. Mõlemad rakendasid kangelaslikke abinõusid, et proovida päästa Raheli elu. Journey Light eitab kategooriliselt, et ühtegi dokumenti oleks muudetud või kustutatud ning kõik väited, et nad üritasid Raheli juhtumit varjata, on valed ja laimavad. Muide, seaduse seisukohalt ei saa te tegelikult doktor Torki, oletame, laimu eest kohtusse kaevata ainult selle eest, mis on hagiavalduses kirjas. Seadus ei luba seda. Vastasel juhul kardaksid kõik kohtusse pöörduda. Kuid kõik, mida öeldakse väljaspool kohtuasja, näiteks intervjuus või pressikonverentsil, võib potentsiaalselt anda hagialuse lihtsalt seaduse seisukohalt. Nüüd, mis puudutab doktor Torki kohtuasja, siis vaadake, me oleme alles algfaasis. On väga raske kindlaks teha, mis toimub, kuidas see juhtus. Doktor Tork esitab oma väited. Ühelt poolt võiks öelda, et see on kaasahaarav narratiiv, aga me peame nägema, millised on tõendid. Ja Kostjal on praegu oma versioon, eks. Nende enda kaitse seisneb selles, et ravistandardist ei ole kõrvale kaldutud ning et surma põhjus saab olema vaidlusküsimus. Siin võib tekkida ekspertide vaidlus selle üle, mis põhjustas surma. Ja lõpuks võib see olla tas juhtum, kus keegi võetakse vastutusele või oli see lihtsalt traagiline õnnetus. Raske öelda. Me tõime väited välja, jätkame selle jälgimist. See on kõik, mis meil praegu Sidebaaris on, kallid kuulajad. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti saate meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord, kallid kuulajad.